Tead, mul vedelevad tellised, vanad tellised, et kas ma saaks neid ka kuskil kasutada. Võib-olla kuskil nurgad on katki või ma ei tea, et kuidas üldse läheneda, et mida sa vaatad seal materjali juures. Jaa, see sõltub nüüd, et kuidas see kuhi on nagu hoitud või kus ta on olnud, et kui ta on kuskil mingi vana eterniiditüki all või kuskil kuurinurgas seisnud katuse all, et siis on suhteliselt turvaline. Aga kui nad on õues seisnud aastaid ja vahepeal saanud külmamist ja vahepeal sulamist ja vihma ja kõike, siis nad võivad olla pudedad juba. Et neid võib-olla ei saa nii hästi kasutada. Aga vanad, ma olen tähele pannud, et vanad sellised mõisaaegsed käsitöötellised ja need vanad tellised, et need on ikkagi päris kõvad tegelased. Et nendest ma olen küll ehitanud nii vaheseinu kui mingeid selliseid mööbli jalgu näiteks köögisaarele, et vanadest tellistest nii-öelda karkassi, et väga, väga omanäoline ja äge jääb. Peab vaatama, et kas see tellis ei ole nagu hapraks läinud või midagi on ta murenema hakanud või näpu vahel juba pudiseb, et siis on tast ainult nii-öelda täiteaine võib-olla mördi sisse kuskile, et sellist väikest saviseina saab kasutada sinna sisse ära neid tükke. Ja ma olen näinud, olin Iisraelis kõrbes ja seal olid sellised ägedad väiksed majakesed, et kui maja on väike, siis võtad sinna suuri vaheseinu teha, siis ta muutub nagu veel väiksemaks seest, et siis see vaheseina jupp oli tegelikult selline üsna madal, nii et oligi nagu voodi pead, siis oli väike lõik toorsavitellistest seal selles projektis siis oli kasutatud selline väike lõik tehtud, mille siis ühel pool oli nagu raamaturiiul, said raamatut panna ja teiselt poolt algas voodi, et see oli nagu väga selline ilus element selles ruumis, ta andis üks aktsendi, väga lahe. Juba kõnetab.